Kallid seltsimehed üle ENSV Liidu. Tahan teid kõiki tänada nende ordenite eest. Täna ma räägin eesti keeles ja nalju, sest kommunism on meil üles ehitatud, nii et ei ole vaja enam plaani pidada nii, nagu me lubasime, nii ka on tehtud. Sellepärast jääb lihtsalt üle koguneda, kongressi edasi teha ja lihtsalt nalja visata ja nautida elu. Minu uus raamat, mis on eesti keeles, kuna minu vanaema oli tegelikult eestlane ja mina tean tegelikult ENSV Liidu kõige number 1 mehena kõikide ENSV Liidu vabariikide keeli. Täna teeme eesti keeles. Eesti keeles naljad kõlavad paremini. Missugune on eduka abielu seadus, et seda ma tean. See on nii, et mees peab võtma vastu kõik otsused, aga naine ütleb, et millised otsused. Meie riigis ei ole enam kuritegevust, sest kõik on nii õnnelikud. Aga minevikust ma mäletan, et 3 paha huligaani tulid ja võtsid ühel mehel ära passi ja tegid passi ribadeks. Nüüd on siis 4 tundmatut meest huligaani, keegi ei tea. Ma olen kuulnud, et selja taga mõned sosistavad, et minu iseloom on väga raske. Minu iseloom on raske sellepärast, et ta on kullast. Olen olnud ise saladuskatte all 2 korda õnnetult abielus. Esimene naine läks ära ja teine ei läinud ära, on siiamaani. Teate, ma ütlen teile alguses kohe ära ühe suuri mõtte. Universumis on olemas arukus. Meie kommunistid jumalat ei usu, aga looduse taga on ikka intelligentsus. Ja see tunnusmärk, et arukus on galaktikate ja universumite taga, on selline, et nad ei ole võtnud inimestega kontakti kunagi. See universum ei ole võtnud kontakti, saate aru ja väga arukas universum lollikestega pole jamanud. Otsustasin, et õppin ei ütlema. Muidu ma ütlen riigijuhina kogu aeg ja kommunismile ja küllusele õnnele. Nüüd ma ütlen, naine ütleb, osta mulle kasukas, ma ütlen, ei osta, naine ütleb, lähme teatrisse, ei, jalutame, ei. Ja sõbrad ütlevad, lähme jooma, siis ma ütlen, miks ka ei, miks ka mitte. Kõige lollimad üldse arvamused minu elus on olnud need arvamused, mis ei lähe minu arvamustega kokku. Mina riigijuhina tean, kuhu panna raha. Mina panustan viina peale, sest seal on 40% alati võitu. Vot niimoodi. Teate, ma ütlen teile tulevikku ennustan, kui on krediitkaardid, siis krediitkaardid on väga head alguses. See on nagu talvel teed püksi, algus on soe ja meeldiv, eks ju, said oma häda ära teha ja soe. Natuke hiljem on väga külm ja vastik. Nii, jätkame siin. Mu naine ütles mulle, miks sa alati ära lähed kodust, kui meil on tüli ja ma vihastan. Mina ütlen, et me mõlemad ellu jääksime. Ja minu naine ütleb ka mulle alati, kuigi ma ei ole erialalt ehitaja. Iga ehitajate päev ütleb mulle palju sulle ehitajate päeva õnne. Ma küsin, miks ma ei ole ehitaja. Ta ütleb mulle, sa oled juba 50 aastat ennast ette kujutanud ja ehitanud üles. Vot niimoodi. Teate, ma ütlen teile veel viimased mõtted. Ma olen rõõmus inimene, nagu ma olen tantsin ja laulan. Kõik kiidavad punased põsed ja siis hiljem tuleb välja, et see on hoopis alkoholism. Ja kui teil on vaja vaikust ja rahu, siis hüüdke kõva häälega appi, mul on vaja abi. Kohe inimesed kaovad ära. Minu naine rääkis mulle sellise loo. Õnneks,
see juhtus natukene, aga mitte nii hullusti, et naine läks kodust ära, oli nii nukker, rääkis minu ämmale, et mees on nii halb ja et ta tuleb nüüd ära, läheb minu juurest elama oma ema juurde tagasi. Ema ütles, et mees peab maksma oma vigade eest. Mina lähen ise nüüd, tulen teie juurde elama ja kohe kõik tülid olid läinud. Aitäh teile, seltsimehed, aplaus!